tere, mina olen Svea ja täna on 21. aprill ja puhtus, et sisemine ja välimine puhtus, et kuidas ma puhastun ja mida ma puhastamiseks teen ja mida siis üldse saab puhastada. Näiteks aknaid saab puhastada, saapaid saab puhastada, siis võib keha pesta, nägu pesta, siis võib teha meditatsioone ja ma kutsun sind sellisele väiksele rännakule, kus sa suled praegu silmad ja hingad sügavalt sisse. Ja enam ei vaata neid mehi seal, kes seal tööd teevad, pane silmad kinni. Ja siis kujuta ette, et sinu hing on kas peegel või aken, mida sa lihtsalt hakkad vaikselt puhastama. Puhastad ära kõik, mis ei ole enam vajalik. Võib-olla on seal ämblikuvõrgud, võib-olla on seal tolm, rasv, saast. Võib-olla on keegi sinna kakanud, nagu mõni lind näiteks. Et sa lihtsalt puhastad selle lapiga ära. Ja näed, kuidas iga hingetõmbega muutub su olemine kergemaks. Kuidas iga hingetõmbega muutub sinu hing järjest säravamaks. Ja kuidas iga hingetõmbega on sul justkui palju rohkem võimalus olla siin kohal, selles hetkes. Ja lihtsalt luba endale seda, et puhtus on sinu loomulik olek. Ja keegi on kuskil öelnud, et sinu vägi, sinu jõud on selles, kui puhas, kui puhtana sa ennast tunned. Võid avada silmad ja vaadata ringi, kas see, mida sa ümberringi näed, on kuidagi teistmoodi. Kui see veel ei olnud teistmoodi, siis ta saab olema teistmoodi. Nii. Tegeme hästi lihtsalt. Võtad vee, milles on natuke äädikat. Paned selle veelapi peale. Võtad akna ja siis lihtsalt nühid seda rõõmsalt. Lihtne on see tegelikult. Puhastamine ei ole mingi raske töö, see võib olla täiesti fun tegevus. Nii. Siis võtad akna veel, teiselt poolt ka, paned veel vett natuke. No ja kui mõned triibud jäävad pärast järgi, siis siis tuleb lihtsalt veel puhastada. Aga nüüd aitas. Ja võtame paberit. Mul on siin praegu üks vetsupaber. Ja siis lihtsalt tõrume selle. Kas mustuse laiali või puhtuse puhtaks. Ja kui minust ei saa kuulsat meditatsiooni tegijad, siis aknapesija saab must kindlasti. Ja nüüd teeme testi. Jah, peaaegu. Täitsa puhas. Aitäh!